Nüüd aga veel ühest huvitavast kevasündmusest Stockholmis, nimelt seenenäitus. Kevad linnaseenenäitus. Kuidas palun linna? Kevad linnaseen. Need seened, mis linnast kasvavad. Selg. Suuremad kohad on Sjöfareris, Campoforas ja Tröttis. Need on kõige suuremad seenekohad. Seal on parke, seal on ühes kohas on prügihoidla, prügimägi, seal lähedal ja on ka tänava asfaldi vahelt välja tulnud, kus on väike pragu, on huvitavad seened ja inimesed ei oska neid kasutada, nad löövad neid jalaga selle asemel, et süüa. Nad on ju söögiseened ja sellepärast tegi Stockholmi linnavalitsus ettepaneku korraldada nüüd linnaseene kevadnäitus. Nii. Ja populaarsemad, mida on praegult seeneriigis kevadseeneriigis Stockholmis. Igal pool praegu juba oma nupu välja maas pistnud. Seened on näiteks väga hea ja magus seen on blootopik. See on sinine keebuseen eesti keeles. See on väga magus. Ta on nagu suhkur. Vanad rootslased kasutasid blootopikut suhkru asemel. Kuidas see eesti keeles oli? Sinine? Sinine keebu. Keebu, B-ga. Keebu ja keebuseen. Keebuseen. Väga huvitav seen on hapuseen on ta maitsed nagu hapukurk, mis on üks 8 aastast purgis olnud. Nii. See on lilla muravik. Lilla muravik. Väike nädur eesti keeles. Väike nädur. Väike nädur, lilla muravik. Ja üks väga hea toorseen, mida võib kohe süüa, on videvik. Valge lepaseen. See on toorseen. Sellega seoses on ka suur skandaal tekkinud. Nimelt hakkad rääkima algusest peale. Svensson, keda kõik teavad kui pätti ja valast, kuidagi ta oli ka seal näitusel ja jäi magama ning sõi ära öösel, see oli meelega jäädud magama sinna näituse ruumi ja öösel sõi ainukese videviku ära. Politsei muidugi tuli kohale ja arreteeris. Ja mis tuli välja? Talle jäi pihku Svenssonile videviku väike vars ja sealt saadi tema sõrmejäljed. Ja sõrmejälgede järgi tuli välja, et tema on seotud palju suurema skandaaliga kui ainult seene söömine. Videvik selle kõrval, mis te nüüd kuulete, on naljategu. Nimelt, kuulus kontsern Saab töötas välja uue lennuki. Hävitaja. Saab 30,534 BA. Kuidagi oli Svensson saanud teada seda, et nad ehitavad. Ta varastas Saabi tehasest projektid ja rääkis õlletehasest oma sõpradele ja vähe sellest täiesti võõrastele inimestele ära, milline see projekt, ülisalajane projekt välja näeb, milline on uus Saabi lennuk. Sellega seoses on arreteeritud ka peale Svenssoni Jonsson, Kvalqvist, Karlsson ja Lundberg. Kõik nad on arreteeritud. Nüüd on küsimus, kas Svensson rabeleb ennast välja või mitte. Ja peab ütlema, terve Rootsi rahvas lööb silmad maha. Neil on häbi. Svensson on teist korda tõestanud, et ta on Rootsi rahva häbiplekk ja et ta on pätt ja varas. Missugune karistus, maksimaalne karistus võib oodata sellise suure süü eest, kui see leiab kohtus muidugi tõestust? Tegelikult tuleks Svensson
saata Siberisse. Aga kuna ei ole võimalik, siis ma arvan, et ta lihtsalt võidakse maha lasta. No jah. Kurb küll, aga inimlik.